tere! Tuli meile selline pärl, mida tihti ei liigu, ma mõtlen selles suhtes, et see on nüüd meil kasutatud Cartago C-Line 4.9 LEL. Ehk räägime, mida need tähed tähendavad, aga mille pärast on pärl? 23 aasta, 18 000 ainult sõitnud. Ja nagu vanasti autoturul kuulsid, alles ekstras. Ehk siis kõik asjad on peal. Peremehel lihtsalt on vaja suuremat veel. Kuigi see on 8-meetrine auto, siin on suurus, kõik asjad olemas, 4,5 tonni. Vaatame teda natukene väljapoolt kõigepealt. Täisleed tuled, juhiabid Mercedes-Benz Sprinteri alusel, adaptiivsed püsikiirushoidjad, väga oluline asi, aknapesurid on kojameeste küljes, pesevad kogu aeg. Siis armatuuris on juba alderadikad koos lisaventikatega, et seda klaasi soojaks puhuda, ei pea sinna hakkama mingeid lisaaretusi tegema, et lisaradikaid, et ta hoiaks seda asja puhtaks. Tehasest juba tõsiselt korralik heliisolatsioon, oleme teinud neid mõnele kliendile proovinud ringi teha, et võtame lahti, paneme veel ise heliisolatsiooni. Tulemus on tegijale hea, saajale nii. Nüüd valuväljad, aga topelt valuväljad, talverehvid, suverehvid. Cartagole omaselt hästi palju panipaiku. Siin on veel kõik vajalik sees. Siin all on 2 liitiumakut, sääst, päiksepaneelid katusel, veel panipaika, aldevedelik keskkütte, kassett WC, SOG-ga. Mis on SOG? See tähendab seda, et kui siin nüüd seest WC-kasseti see siiber avada, läheb üleval katusel ventilaator tõmbesse ja tõmbab siit, kogu selle asja sinna üles. See auto võib tunduda natuke kõrge, see ei ole off-road versioon, ta on hüdrauliste jalgadega alkoomadega, ehk siis saab alati loodi ja kui rehvi vahetus on, tõstad üles, ei ole tungraudusid midagi vaja. Elektrisisend, garaaž, vildiga kaetud, võimsam laadija, lisakonksud, et saab asju panna, nagu me ütlesime, valuvelgedel, talverehvid naeltega, valged vaibad ja pruunid vaibad, talvekatte ette, ehk siis keerevõtit, minne sõitma. Tuš, garaažis. Ja veel üks pisiasi, lisapistikud garaažis, ehk siis saab tõukse, jalgrattaid, asju laadida, inverterid, kõik asjad on peal. Mis me siit tagantpoolt lõiame? Kaamera, jääkärukonks, markiis, elektriline, automaat gaasi vaheti ja muidugi Cartago topelt põranda panipaikasid mõlemil pool suurelt. Ja juhile ka kerged mugavused. Astmelaud, nii kui uks ka paneb, tuleb astmelaud välja, uks kinni ja astmelaud läks. Siis Cartagole omane suured panipaigad topelt põranda vahel. Ehk siin on, köögis on selle suurusest. Ma võin öelda niimoodi, et mul läheb omal siia täiesti ilusti Vespa taga olev 2 kiivri. See nii-öelda panipaik, võtan sealt pealt ära, panen ta popsti siia ära, ei ole mingit probleemi. Siin on meil 32 tolli televiisor, pluss televiisor aju on meil siin, siis saab ühendada kõiki asju, mis meil vaja on, igasugused nutiseadmeid ja muid asju. Lisaks on sellele masinale paigaldatud veel MaxView interneti antenn koos eraldi ruuteriga, juhtimine, aldevedelik keskkütte, Dometiku inverter, mis siis tarvitab standby olekus hästi vähe voolu ja toodab ka täpselt nii palju, kui temast tahetakse. Mis siin veel huvitavat? Kui nüüd sealt külje panipaigast panna midagi sisse, siis ei pea selle jaoks, kui saad midagi kätte saada, ei pea välja ronnima. Saab siitpoolt kätte. Siia käib veel 5 turvaveega kohtu tarvis. Siin istme all on peidus meil jalanõude riiul. Nagu jutt oli, Mercedes Sprinter, kõik mugavused, automaat kliimaseadmed. Ahaa, seal on siis see ventilaatori nupp, mis on nende ees olevate radiaatorite taga, ehk annab siis selle esiklaasile täiesti hea kütte asjad, et ta ei lähe ei uduseks sõidu ajal, ega mingit selliseid probleeme ei ole. Muidugi istmed, hästi mugavad, kõrgused igatepidi reguleeritavad. Laud, igas asendis liigutatav. Läheme edasi. Panipaigad, ka siin, ka siin. Nüüd vaatame eest voodi ära. Seljatoed tulevad ühe nupuliigutusega alla. Teleka paneme eest ära. Voodi
kui ausalt öelda, mulle endale meeldivad ka manuaalsed voodid, mitte elektrilised voodid. Lihtsal põhjusel. Klõps! All. Mitte. Niimoodi. Ta toetub ilusti alt. Ehk siis ta on paigas. Ei nogise, ei värise, kui siin magatakse. Minekuks ei ole vaja mingeid redeleid asju ronida plõks ja tooli peale üleval. Pluss on voodisse oma katuse luuk veel ja ülespanekul kinni ja paigas mõlemilt poolt külgede pealt on lukustid ehk ei ole seda ohtu, et ta sõidu ajal alla kukub. Nii, mis meil siin ees veel huvitavat on? Pagetaknad, küljetaknad, paget, see paget, seal. Paget. Vaatame nüüd, mis tagapool toimub. Köögiosa. No siin on küll, ei saa öelda, et ruumi vähe oleks. Dometica 10. seeria külmkapp, ehk siis see on see, mis avaneb meil mõlemilt poolt. Deck Tower, grill funktsiooniga, küpset sai, mis meil siin on. Aboteca Shrunk, ehk siis väga hea koht, kui panna igasugused nipet-näpet asju hästi peidus eest ära. Köögis kapp riiuliga, mitte et siia ei pea mingit suurt tornili panema, siis vaatame, kui tahad alumist kaussi kätte saada, siis pead kõik välja võtma. Paari kapp, et õigel hetkel oleks õige asi. Kuid sõidu ajal ei tee ühtegi häält. Muidugi kraanikausi kate, mis toimib ka lõikelauana, millel on veel siin eraldi koht. Kraan, aga selline. Kapsel kohvimasin Espresso oma, kohe sisse ehitatud siin ilusti kättesaadavalt. Pliit 3 rauaga, aga 2 osa klaasiga, ehk siis kui tagumised kasutada teha süüa, töö tasapinda jääb, isegi kui kraanikaus lahti on, väga mõistlikult. Sahtlid, nõud, sahtlid ja väga nutikas prügikastid. Ja ikka meil on sahtleid ja veenikapp koos pokaalidega. Siin on hea maitseaine riiulid. Max Van. Ehk siis on see luuk, mis võib olla sõidu ajal lahti, väljatõmme, kui teed süüa, töötab ka väga hästi väljatõmbena. Tagumine osa. Dušš-WC eraldi. Uksega eraldatud. Mis tähendab nüüd tema tähisesse LE on pikki voodid, aga mis see lisa L seal tähendab? See on siis see pikem versioon, 7,9 meetrit pikk riidekapp. Pikk riidekapp, mõlemil pool. Lisaks on samad asjad veel voodi all. Ehk pallikleedid, asjad, kõike mida tahate, mahub kaasa. Voodis väga hea jäikusega külmvahtmadrats, mis on alati jäikpehme. Ja lisaks all veel plastikpedrustus, mis teeb siis selle asja kõige mugavamaks. Tagavoodis katuseluuk muidugi, aga kapid ümberringi. Ja mis on üks huvitav asi on see, et visuaalselt neid kappe on kõik paljudele edaspidi, aga Cartago kapp on sügav. Paned kuluvad asjad kõik normaalselt, et ta ei ole selline, et paned 2 sokki ja keerad ühe teesärgi rulli ja sul on kapp täis. Et siin on ikkagi jäetud ruumi asjadele. Voodi tuleb 3-osaliseks, tuleb siia vahele ja samamoodi siis tuleb ka siit välja see trepp, sõidab siia poole ehk voodisse minek jääb normaalselt trepist. Dušš-WC eraldi, uks käib vahele, keegi tahab duši alla minna, tahaks minna WC-sse. Ei tahaks nagu niimoodi olla, et istud siin silmad punnis ja teine tuleb duši alt välja. Paneme siit kinni. Aitab, ei pea keegi vaatama. Samas on ruumi, no ei saa öelda, et siin vähe oleks radiklad, asjad nagu vedelik keskküte, veel kappi, WC-paberi hoidja, kõik muud olulised kapi ja peeglipinnad olemas. Siin on veel ees, et asjad välja ei kukuks. Duširuum, näed, täitsa mahtusin sisse. Piisavalt ruumi, keerad ringi, paned uksed kinni, väga hästi, kõik asjad saab toimetada. Kui siin on eraldatud uksega ja siin on ka uksed ees.
Ehk siis, kui keegi ta taga norsatab, nad topeltuksed kinni läheb, teine ette magama, keegi ei kuule midagi. Selle kuulmise kohta, kuna Cartago on premium klassi tootja, tema kere on 1,2 mm alumiiniumit mõlemile pool, ehk see on selline paks korralik stüro keskel. Sein on väga helikindel. Väljas, kui sa oled, sa praktiliselt ei kuule, kui seal kõrval keegi räägib. Selline ta see oli. Meile tuldi üks pärl, alles ekstras. 2023 aasta oma 18 000 sõitnud. Ja nüüd jõuame kõige tähtsama juurde. Mis tal siin veel lisavarus on? Starline'i alarmsüsteem on peal, ehk siis kõik asjad on olemas. Hind sellel masinal USB-ast koos selle lisavarustusega on peaaegu 200 000. Praegalt on see võimalik saada 158 000 euro koos käibemaksuga. Kiirustage, seltsimehe tunnetud. Aitäh teile!